sauna eesruumi remont ehk siis seina ja põranda plaatide vahetus. Hetkel siis siin vaja see plaat kõik seinast lahti saada. Korralik kaja on siia ruumi tekkinud. Siin on mingid iseloomingud keegi teinud elektriga. Aga see tuleb ära fiksida. Siis tuleks kinni panna siin see vana saunaahju väljavõtu koht, kuhu ma tegin sauna lisaõhu sissevõtu ja põrandaplaat üles, sees seinaplaat alla langetada ja siis läheb uus plaat maha siia. Sellega loodan ideaalis hakata tegelema hiljemalt kolmapäeval, sest ma ei tea, mis siin plaatide all on. Mõned plaadid on täiesti lahti. Ma ei tea, kas on õiget segu üldse kunagi kasutatud, aga siin on kuulda kohe. Siukest häält teevad, klõbisevad. See samuti teeb siukest imelikku häält. Ühesõnaga, kes iganes seda plaatis on seda plaatinud väga-väga valesti. Ja nüüd on aeg see asi siin ära fiksida ja remontida. Vot selline tegevuskava on siis siin. See on siis osa 1. Veidikene kuuma kogu sellele trallile ja siis peaks see plaat paremini lahti tulema. Esimesed 3 plaati on nagu ära lammutatud siin ja ma ei tea, vaatame, kas sellega läheb paremini või mitte, aga mõte kui selline on, jah. 1, 2, 3, 4, no 5 plaati on ära. Kokku on 20 ruutu siis seda plaati siit lahti peksta. 1/3 on ära ja tund on läinud. Ajakulu. Ja ütleme niimoodi, et mõne koha pealt tuleb lahti ilusti, aga mõne koha pealt peksad ikka päris korralikult. Makita piikiga proovisin ka, aga see ei võta absoluutselt. Nii et ilmselt saab siin selle vana segu ära peksmisega ka veel mõnusalt aega veeta. Lõpuks tuleks see veel kõik see trall veel sirgu lükata ja siis pahtel peale ja nii edasi. Tööd on siin kõvasti. 2 tundi läinud sisuliselt ja ütleme niimoodi, et nüüd on 1/3 veel jäänud, et see sein ära saaks, aga siin on veel väga palju tööd jah, selle plaadisegu ära saamisega. Selline näeb välja siis hetkel see trall, lõputu trall. Ja ütleme, see nurk on veel jäänud siin. Ja siis tuleb hakata vaatama, kuidamoodi see jama lahti saada siit. Ja kõik see on vaja siledaks saada, sest see sein läheb lihtsalt värvi alla, mitte midagi muud. Kokku läheks 2 tundi. Põrandaplaadid on sisuliselt niimoodi lahti, et nad ei olegi vist kunagi kinni on siin, et tehnoloogia on siia veel kirjutatud. Vaigi värk. Seinamine läks 2 tundi, siis siin on 15 pentsi ja paneb nagu. Ja ma ei tea, kes iganes seda põrandat tegi, ehitas kunagi, siis see vend ei tea plaatimisest mitte midagi. Niimoodi on plaadid lahti.
hunnik plaate jäi veel alles ka, siukseid terveid, et läheb ilmselt siis prügiaardeks. Ja keegi, kes saab, on õnnelik. Kärukonks on olemas ja toimib ka, aga lihtsalt käru peale panna kogu see kogus, mis on võib-olla 1/3, võib-olla isegi veel vähem, on nagu pointless, sellepärast et käru rent on mingi 12 eurtsi ja kui veel viia see plaadi pläma ära sinna karimekki, siis nad võtavad ühe koorma jagu, ehk siis see on küll 10 eurtsi. Ja peaks nentima, et tegelikult on ju suurepärane äri. Sa võtad 10 euri selle kola eest, ladustad selle platsi peale ja pärast müüd täiteks ja võtad nende inimeste käest ka raha. Aga jah, muidu käiks nagu 2 korda ja viiks 10 käest ära, aga niimoodi, et rentida käru ja teha seda nalja, seda ma tegema ei hakka. Kuskilt peab nagu raha kokku hoidma. Ja nüüd on siis niimoodi, et Škoda on purustatud plaati täis. Ma ei tea, kas see kinni ka läheb, vaatama. Toimib ju. Nojah, siis läheb selle masinaga, viib ära selle trangli sinna karimekki.